organisatsioon, mis pakub tööandjatele ja töövõtjatele võimalust teha turuvõrdlust oma palkadega. Ja selleks me kogume 2 korda aastas andmeid Eestis, Lätis ja Leedus ja loodetavasti lähiajal ka mõnes teises riigis. Ja täna ma räägin töötasustamise trendidest Eestis peamiselt ja sellest siis, kuidas meie oma andmeid kogume ja mis meil lähiajal plaanis on. Mis on töötasustamisel kõige olulisem küsimus on see, et kuidas see tööjõu hind kujuneb. Ja teoreetiliselt peaks ta kujunema 2 osapoole tööandjate ja töövõtjate koostoimes. Meie alustasime oma uuringuid tööandjate küsitlemisega ja meil on mitmeaastane pilt sellest, kuidas siis tööandjad tööturul ka käituvad ja mis põhjustel palkasid muudetakse. See, mis praegu igal pool üleval on, kas palkasid peaks muutma, see on alati küsimus, et miks? Mis on muutunud, et peaks ka palkasid muutma? Ja see on läbi kõikide küsitluste on meil esimene põhjus olnud tööandjate hinnangul siis ikkagi see, et ettevõtte majandustulemused. Majandustulemused on muutunud kuhugi poole. Teine põhjus, mida me näeme nüüd just viimaste küsitluste tulemuste põhjal, et palgaturul toimuvad muutused, ehk siis see teine pool on saanud järjest olulisemaks. Seda nii siis, mida teevad töövõtjad, kui ka selles osas, et mida teevad konkurendid turul. Loomulikult töötajate personaalne areng on üks ka põhjus oluline, miks palkasid muudetakse ja töömahu muutumine. Oktoobris nüüd küsisime me, kas töötasusüsteemi on muudetud ja kui on muudetud, siis miks on muudetud ja kas kavatsetakse muuta. Ma räägin sellest hiljem natukene põhjalikumalt, aga mida me siin näeme, et esirinnas on organisatsiooni jälle sisesed põhjused, miks töötasustamise süsteeme muudetakse, aga samas muutused turupalkades ei ole mitte üldse vähetähtis põhjus. Ja samamoodi kavandatavad töötasu muutused, et muutused turupalkades on tähtsuselt siis 3. põhjus, miks kavandatakse töötasusüsteemi muuta. Nüüd selleks, et üldse saada aru, mis turul toimub ja selle järgi oma käitumist kohendada, on oluline info. Palgainfo, mida teevad teised ja mida ka siis töövõtjad mõtlevad. Selles osas Eestis on väga mitmeid allikaid ja ma julgen öelda, et ka nende kvaliteet on üsna hea. Iseasi, kui lihtne on nendes orienteeruda. Töövõtjad on minu arvates selles suhtes natukene kehvemas olukorras, kuigi väga palju suheldakse omavahel, siis eriti on seda näha tööturule sisenejate osas. Ma käisin nädal tagasi Tartus üliõpilastele rääkimas ja seal üks noormees küsis, et aga mida sa siis soovitad? Et ma lähen töövestlusele panka, seal istub mul ees komisjon, neil on ees piiblina lahti Fontase palgauuring ja minu käest küsitakse, et mis siis sina palka tahad? Ehk siis arva ära ja meie otsustame, kas see on adekvaatne või mitte. Ja sealt ei ole imestada, et väga palju lähtutakse keskmisest brutopalgast, brutokuupalgast siis, mis on minu arvates üsna üleekspluateeritud näitaja Eesti palgaturul. Töövõtjad ei anna endale aru, et see sisaldab nii põhipalka kui kõikvõimalikke lisatasusid, sealhulgas puhkusetasusid, aastapreemiaid ja see kindlasti ei ole põhipalk, sest et paljudel ametitel on ka oluline osa tulemuspalgal. Tööandjad on selles mõttes natukene paremas seisus ja seda infot ilmselt osatakse rohkem tarbida statistikaametite allikate järgi, aga ka erasektorite uuringutes. Et kuigi meil selliseid kollektiivläbirääkimisi on ainult teatud sektorites, kus siis reaalset infot vahetatakse tööandjate ja töövõtjate vahel, siis meil on palgainfoagentuur ja Fontase palgauuringud ja veel paar uuringut, kes siis pakuvad sellist neutraalset pinda tööandjatele, kus saab palkasid võrrelda. See ketas näitab seda, see väike kild seal ettevõtete arvust, kes kasutab siis erasektori palgauuringuid. Et see on tegelikult väga-väga väike ja seda kindlasti peaks arvestama, et see ei ole nagu turu üldpilt, mis sealt saadakse.
töökohtade osas on pilt kindlasti parem, seal on veerand töökohtasid esindatud, aga suur osa turgu toimetab ikkagi mingisuguste teiste allikate alusel. Me oleme ka küsinud seda, et kui sageli üldse palgainfot vajatakse, kas seda vajatakse ja milliseid allikaid kasutatakse. Siit palgainfo vajaduselt on väljas see tulp, et praktiliselt üldse ei ole vaja infot. Ja väga palju kasutatakse ametlikku statistikat ja seda me oleme vaadanud, et see on ka kasvanud. Agentuuris me aitame sellele ka ise jõudsasti kaasa, analüüsime seal erinevaid allikaid ja aitame neid selgitada. Ja tõepoolest, kui on võib-olla üks kord aastas on seda palgainfot vaja, sul on teada ettevõtte majandustulemused, millist palka sa üldse reaalselt saaksid maksta ja sul on konkursil osalevad inimesed, kes küsivad mingit palka, siis kas sul ongi üldse rohkem infot vaja? Me helistame läbi üle 1000 ettevõtte uuringusse kaasamisel ja üks selge seisukoht on, mis sealt just väiksemate ettevõtete puhul välja tuleb, et mul ei ole seda infot vaja, et ma saan oma info igapäevasest suhtlemisest. Nüüd töövõtjate poole pealt, kuigi seda infot on vähe, siis ikkagi on need palgaootused, mida me oma uuringutes näeme, üsna sarnased nendele palkadele, mida pakutakse. Nii üllatav, kui see ka ei ole. Me küsime siis töövõtjatelt nende netopalka ametialal ja netopalga ootust ja ametialad on siis samad, mis on tööandjate uuringus. Siin nendel graafikutel on toodud tumesinised tulbad, on tööandjate uuringust netopalgad, arvutatud siis ümber brutopalkadest. Ja need on siis juhid, tippspetsialistid, keskastme spetsialistid, esmatasandi juhid, ametnikud. Ja teisel graafikul on toodud töövõtjate uuringu tulemusena nende poolt soovitud netopalgad. Kui te vaatate, siis nendes ametirühmades tegelikult need erinevused ei ole üldse suured. Ja see on mind alati pannud imestama, et kui me räägime, et palgad peaks olema avalikud ja infot peaks rohkem liikuma, siis käärid on küll suured, kus majandatakse, aga numbrid on väga sarnased. See tulp näitab 50% vastajate arvamusi või õigemini andmeid. Kui me nüüd vaatame lihtsamate tööde gruppe, siis seal see pilt on hoopis teistsugune. Ja seda ma olen praegu ka mitmetelt tööandjatelt kuulnud niisama vestlustes, et tõepoolest sealt altpoolt seda survet on tunda. Ja sellel on mitmeid põhjuseid. Üks on see, et kindlasti kätega töötajad, kellel võib-olla ei ole vaja seda keelt nii palju kasutada, saavad lihtsamini minna kõrval olevatele turgudele ja oma palgataset võrreldaksegi Soomes või Norras või Rootsis teenimisvõimalustega. Teine põhjus on see, et kuna hinnad on tõusnud, siis ka hakkama saamine. Soov paremini hakkama saada, et kui meil on alampalga saajaid ikkagi teatud osa ja sealt natukene ülespoole, siis kas sellega saab praegu, kui sa üksinda elad, hakkama Tallinnas või ka mujal. Et see kindlasti sunnib inimesi küsima palka jõulisemalt juurde ja ma arvan, et sealt ka palgad järgi tulevad. Sest näiteks eile oli just palgalõhe seminar, kus analüüsiti sooliselt palgaerinevus ja ka vanuseliselt ja etniliste gruppide lõikes. Ja seda näitavad meie uuringud, näitavad ka teised uuringud, et nendes gruppides, kus palgaootused on kõrgemad, seal tavaliselt tulevad ka need palgad järgi. Ja veel üks põhjus, mis on trend Eestis, aga ka mujal Euroopas, on see, et inimesed tahavad töötada iseseisvamalt, omada suuremat vastutust. Ja seda on näha just selles, kuidas muutub palgatöötajate arv ja kuidas muutub väikeettevõtete arv. Meespalgatöötajate arv on langemas ja samal ajal tõuseb väikeettevõtete arv. Ehk siis inimesed mitmed tahavad millegipärast töötada läbi oma ettevõtte. Ja seda on mitmetel ametialade osas öelnud ka tööandjad, et
just sellised noored vihased mehed, nad ei kujuta ette, et nad 10 aastat töötavad sellel ühel ametikohal, nad tahavad muutusi, kiireid muutusi ja nad loodavad, et seda pakub neile oma ettevõtte tegemine. Muutused töötasustamise süsteemis ja see uuring, mida ma varem mainisin, oktoobris küsitlesime siis niimoodi kiirelt tööandjad, et saada mingi tunnetus just selle foorumi jaoks, et kas töötasustamise süsteemides on muutusi olnud. Meil seal seda kõike tuleb jälle käsitleda uuringus osalejate arvamusena, mitte üle-eestiliselt laiendatavate tulemustena. Ja mida me siin näeme, et töötasustamise süsteemi viimasel ajal on muutunud umbes pooled ja kolmandik plaanib seda teha. Ja ajaliselt, kuhu need muutused jäävad, siis seesama kolmandik, kes plaanib muuta, on siis järgmisel aastal on need plaanid. Siis mida muudetakse? Tegime ka mõningad intervjuud sellel teemal, et kuhu poole siis need tulemustasud ja lisatasude maksmise tingimused liikumas on. Et need on nii toimunud siis muudatuste osas kui ka kavandatavate osas on põhirõhk just tulemustasuskeemidel. Hüpotees oli see, et Masu on teinud ilmselt ettevõtted ettevaatlikumaks ja võib-olla on lagesid alla tõmmatud. Me praegu veel midagi täpsemalt selle kohta öelda ei saa. Küll aga sügiseses uuringus me vaatame seda lähemalt, ja üldse püüame siis neid tulemustasuskeeme, mis Eestis on, kuidagi süstematiseerida, sest see nii-öelda paljusus ja kirjusus, see on meeletu. Inimesed, kes on selles süsteemis sees, nendele on ilmselt see suht arusaadav, et seal on 5-6 kriteeriumit, kuidas palk kujuneb, keerulised valemid, kuidas arvutatakse siis ümber mingisugused panused rahaks. Aga kui niimoodi järjest üritada nendest aru saada, siis ausalt öeldes on tõesti õudselt keeruline. Ja mina ei kujuta ette, kuidas just lihtsamate tööde tegijate puhul, kus neid kriteeriumeid on palju, kas nemad üldse saavad aru, kuidas neil tulemustasud kujunevad või on see lihtsalt see, et tuleb mingi lisa, kui ei tule, siis on kurb ja kui tuleb, on hästi. Ja väga palju oleme kohanud just selliseid distsiplineerivaid lisatasuskeeme, et see ei ole mitte see, et hoogustada midagi inimest paremini tegema, vaid pigem tegema tema põhitööd nii, nagu tööandja ootab. Ehk siis, nagu me siin naerame, et lõpuks on see, et tuled õigeks ajaks tööle, lisatasu, hoiad oma töölaua korras, on lisatasu, oled kaine, on lisatasu. Nii et see paljusus on tõesti suur ja lõppküsimus on see, et mis siis põhipalga eest üldse tegema peab, olemas olema. Ja siin siis ka see, et töötasustamise süsteemi osad, mida kavatsetakse muuta, et seal on ka tulemustasud olulised. Palgaturu käitumine. Väga palju on räägitud viimasel ajal sellest, et mis toimub tööturul ja ma jätsin nimelt need slaidid välja. Kõik te teate, et meie tööjõu hulk väheneb kiiresti, selle kvaliteet muutub, sest tööjõud ka vananeb, noor ei tule nii palju peale. Pluss ei oska me ilmselt arvutada, kui paljud siit välja lähevad, sest et uued põlvkonnad rehkendavad juba väga selgelt sellega, et see pakett, mida siin pakutakse, on palk, töötingimused, aga samas ka kliima. Nii et valikuid tehakse selliste kriteeriumite järgi. Siis küsimus, mida teeb haridus, kui palju meil sealt on tulemas inimesi, keda me vajame või jätkub selline ikkagi suhteliselt suurel hulgal hobihariduse andmine kõrghariduse tasemel. Et need kõik määravad seda, mismoodi siis ka tööandjad palgaturul käituvad. Me oleme uurinud seda mitme küsitluse kaudu ja milliseid või üldse kuidas iseloomustada palgaturu käitumist tööandjate puhul. Väga paljud, kes just uuringutes osalevad, tööandjad ütlevad, et neile on oluline sisemine õiglus, et organisatsioonis kõik inimesed siis tunnetaksid, et nad saavad õiglast palka. Samas räägib sellele vastu, et suhteliselt paljud ütlevad, et nad teevad erandeid, kui on vaja, ja ka võtmeerialadel makstakse üle turu keskmise
ja mis seda kindlasti soosib sellist natukene vastandlikku käitumist, on see, et töötasud on valdavalt mitteavalikud. Ehk siis kommunikatsioon toetab seda, et kõik on õiglane, igal tööl on mingisugune väärtus, aga samal ajal võidakse teha erandeid. Ja seal taga on ka see, et ikkagi võimalusel tahetakse võtta valmis spetsialisti. Uue töötaja, eriti noore töötaja väljaõpetamine, koolitamine, sageli talle ka lapsehoidjaks olemine on kulukas, aeganõudev ja samas ei ole mingit garantiid, et ta pärast väljaõpet ära ei lähe. Siis organisatsiooni edukusest lähtuv või individuaalsest sooritusest lähtuv, et siin on nagu nii ja naa, et praegu tundub, et neid riske ikka soovitakse töötajaga rohkem jagada just sellest hirmust, et ei teata, kuidas hakkab minema. Siis turu jälgimine. Kuna siin ka ajakirjandus on head tööd teinud ja seda infot liikuma pannud, samamoodi agentuuris meil on huvi, et nii töövõtjatel kui tööandjatel oleks oma hinna kujundamiseks võimalikult palju infot, siis ma arvan, et see turu jälgimine ikkagi kasvab. Ja on kindlasti ettevõtteid, kes ei pea nii palju turgu jälgima. Ja võib-olla, mis peaks muretsema panema, on see, et seal toimetavad ka ametiühingud ja sageli nagu see palgatõus, mis sealt tuleb, kajastub selliste toodete teenuste hindades, mida me paratamatult peame kõik tarbima. Siis turutrendidest ees või reageerijad. Üldiselt me näeme, et on ikkagi reageerijad peamiselt, aga tundub, et sealt need, kes tahavad nagu ka selles palgavõitluses olla võitjateks, et need võivad hakata ka turutrende ennetama. Siis soodustused ja rahalised tasud. Ikkagi rohkem on neid ettevõtteid, kes on seda rahaliste tasude poolt ja ma arvan, et see on selles mõttes hea, et soodustused, me võime minna sinnamaani, et me otsustame, mida inimene lõunaks sööb, kus ta spordib, järgmise etapina pakkuda talle võib-olla lastehoiuteenust ja veel mingeid selliseid hüvesid, et me korraldame ta elu nii ära, et ühel hetkel, kui nendest võib-olla ära tüdineme, siis ta on täiesti käpuli. Ja võib-olla selline iseseisvust ja ise otsustamist toetab ikkagi see, et meil on rahalised tasud või ka suuremad võimalused soodustuste üle otsustamisel. Siis selline valus küsimus, kas osta üle või mitte osta üle. Ega tööandjad ei taha väga öelda, et jah, me hakkame nüüd üle ostma. Pigem ikkagi öeldakse, et me ei osta üle, aga mis teha, kui me värbame hõives olevaid inimesi. See ei ole ka mingi saladus, et praegu turult võtta neid inimesi, kes on vakantsed, väga ei ole. See kvaliteet on seal selline, et nad on väga pikalt olnud töötud, neil ei ole tööharjumust, paljudel on sõltuvusprobleemid ja sellepärast värvatakse hõives olevaid inimesi. Ja see oli juba 1,5 aastat tagasi nii. Mis tähendab omakorda seda, et kui inimene vahetab töökohta, siis tal on vaja midagi, et oleks parem. Kui tal just väga kehv ei ole, et tõesti kohe tahab ära tulla. Et paljud inimesed on paigas, aga on avatud pakkumistele ja mingisugune palgatõus peab sealt ilmselt kaasa tulema. Ja selle ostmisega selles osas tundub, et see ilmselt kasvab. Veel natuke värskemad andmed, me küsisime sel kevadel tööandjate käest, et mida te siis teete, et väga paljud tajuvad tööpuudust, siis siin ka ei ole üleostmine üldse mitte esimeste killast, et ikkagi esimeses järjekorras püütakse tööd olemasolevate töötajate vahel ümber korraldada, järelkasvuga tegeleda ja värbamistegevustesse panustada. Aga veel kord, need on nende ettevõtete, tööandjate vastused, kes osalevad uuringutes. Meil on terve suur mass tegelikult, kellest me ei tea üldse, mis nad teevad või mis nad ette võtavad järgmisena. Et seepärast on tuleb kriitiliselt suhtuda küll kõikidesse uuringutesse, aga kui nüüd vastata selle päeva küsimusele, et kuidas ikkagi selles õhus olevast palgarallis võitjaks tulla, siis mina arvan ikkagi, et see on info vahetamine.
ja meie aitame selleks kaasa oma uuringutega. Meil on 1. novembril uus uuring käivitumas. Soovitan osaleda kas siis tööandjana või töövõtjana ja detsembris siis saame pakkuda vastu värsket infot, mis turul on toimumas ja loodan siis teid kõik tutvustusüritusel näha. Aitäh! Ma jätsin Kadri Seederile natukene rohkem aega, aga ta jälgis seda, ma vaatasin, jälgisid seda kella, mis... Absoluutselt, ma harjutasin. Poole, palun küsimuste kommentaaride esitamiseks Kadrile siis käega märku anda. Üks mõte, mille sa välja tõid, on see, et ootused, kui me räägime palgatõusust ja võimalikust palgatõusust, siis inimesed nagu ei küsigi. Või et see ootused ongi enam-vähem sama suured, kui on hetkel nagu palk. Sa oled isegi kasutanud väljendit, kui sa kommenteerisid, ma näen ka tagareas on Mainori nõukogu esimees Ülo Pärnis, kes on üks suuremaid palgakasvu eestkõnelejaid. Et oled kommenteerinud Ülo Pärnitsa nagu mõtet, et võiks palku tööandjad tõsta, et sa oled öelnud, et töövõtjad on nagu lambad. Et nad ei taha küsida. Mis sa arvad, mis selle põhjus on? Raske öelda ja ma arvan, et see on ka erinevate töövõtjate puhul erinev. Et hakkame sel sügisel just vaatama seda, et kes siis tööturul sügavas kompleksis on. Ilmselt vaadates praegu niimoodi põgusalt neid andmeid, mis meil on see, et on naised, kes millegipärast arvavad, et nad ei ole tööturul suurt midagi väärt ja nii kui nad mingitesse sektoritesse lähevad, seal kohe palgad kukuvad, ma ei tea, kas see on muna ja kana või kuidas pidi see on, et nad lähevad sinna, kus on väiksed palgad või palgad kukuvad seal, kuhu naised lähevad, siis on rahvuselised, et tundub, et need, kes vene keelt oma emakeelena räägivad, väärtustavad ennast turul vähem ja ilmselt on veel mingid grupid, võib-olla ka näiteks elukohast lähtuvalt, et mul ei olegi seal teisi võimalusi ja et siis ma ei olegi midagi väärt. Mis on minu arust oht, on see, et tõepoolest Eesti inimene, ta ei lähe, ei astu ametiühingutesse, ta ei hakka streikima, ma olen ikka öelnud, et... Kutsud üles ametiühingutesse astuma või? Ma kutsun üles võib-olla tõesti, et rohkem infot vahetama, mõtlema. Mina olen olnud aastaid töötajate keskliidus ja sellest sotsiaaldialoogi ideoloogiast nagu läbi imbunud ja ma tean, et seal ametiühing on nagu selline sõna, mida ei tohi üldse suhu võtta. Aga kui vaatame Rootsit, Soomet, Norrat, siis mina arvan, et üks põhjus, miks seal palgatasemed on sellised, on ametiühingud ja targad ametiühingud, kes julgevad küsida. Sest meie inimesed, kui neil on raske, nad lähevad ära. Ja see on see mure. Nad ütlevad, et me ei olegi siin seda väärt. Ma lähen siis Soome, seal ma olen seda väärt. Ta ei hakka mässama. Kas sa arvad, et ametiühingud pigem nivelleerivad selle palgataseme, kaotavad ülemist ja alumist tipud ära ja saavad kõik ütleselt? Jah, aga ta selgitab turgu, eks ole. Et tegelikult sa võid mõelda ka seda pidi, et tööandjana iga kord, kui ilmub see keskmine brutopalk, on järjekord ukse taga, et tere, ma tahaks palka juurde. Teine asi see, et madalapalgalised, seal pakutakse 20 eurot rohkem, okei, ma lähen sinna siis. Sa pakud nüüd 25, okei, ma tulen tagasi. Et kui nagu see sisenemise tase on mingitel ametitel paigas, siis on ka vähem nihelemist. Tegelikult täitsa normaalne, et ma lugesin hiljuti, et palkurid on ka ametiühingu loonud. Valdkond, mis oli kogu aeg kõige kõrgema keskmise palgaga. Küsimus, jah? Mis on muutunud nüüd oktoobris võrreldes aprilliga? Need on 2 hetke, kui te neid uuringuid nagu läbi viite. Ma saan aga oktoobris on teil juba esmased tulemused olemas. Me hakkame oktoobrikuu palkade kohta koguma novembris ja praegu me ainult kompasime seda töötasude süsteemi muutust. Et me ei ole nagu praegu, me ei saa veel öelda, et mis need palgad on teinud. Aga igasuguste palgamuutuste osas, kui vaadata sinna andmebaaside sisse, siis tavaliselt avaldatakse keskmist. Keskmine on seal kuskil 3-5 tõusnud. Aga tegelikult, kui sa sinna sisse vaatad, siis on see, et need on hästi erinevad. Tõepoolest on neid korrigeerimisi, kus on ta lihtsalt kuna elu kallimaks läinud, siis on tõstetud. Aga on ka selliseid hüppeid, et 20%, 30%, mis selle taga on. Me küsime just põhipalga muutust ja ütleme, et igasugused struktuursed muudatused jätke välja.
siis raske öelda, mis seal taga on. Et üks võib olla ka see, et jah, tuntakse, et tõesti palgad on jalgu jäänud, me peame tõstma, aga võivad ka muud olla. Kui me vaatame veidi pikemat perioodi, kes veel mingisuguseid huvitavaid trende võib välja tuua, näiteks müügiinimeste palkamisel on nagu põhipalk suurenenud või just müügi osakaal või midagi sellist, mis on viimastel aastatel nagu aset leidnud Eestis? Üldistuste tegemine on Eesti turu puhul tegelikult täiesti mõttetu, sellepärast et need on nii erinevad on. Ja mida ma küll võiks öelda, et mis väga selgelt välja joonistub, on see, et on nagu põhipalga usku ja siis on tulemuspalga usku, mida me siin Urmasega just ennem rääkisime. Ja siis ongi, et osad on läinud tükitööle üle, teised on tulnud nii-öelda tükitöölt tagasi ja lõppkokkuvõttes võivad toimida ju mõlemad süsteemid. Küsimus on, kuidas seda juhtida. Teine asi, mis on teistes riikides läbi viidud uuringutest välja tulnud, et tegelikult kui sa töötasusüsteemi muudad ükskõik kuhu poole, siis see ikkagi annab nagu mingis ajahorisondis annab ta sulle efektiivsuse kasvu. Lihtsalt see muutus, et inimesed võtavad ennast siis nagu mingi põhjuse võib-olla rohkem kokku või midagi sellist. Aga ma arvan, et tulevikus küll praegu tundub, et neid riske ikkagi töötajatega jagatakse veelgi rohkem. Mul on veel üks küsimus ametiühingute kohta, et sa lubasid peatada põgusalt ametiühingutele, kuidas see töötajate initsiatiivikusele mõjub. Et siin sa kutsusid justkui üles nendega liituma, aga kui me omavahel rääkisime, siis mul jäi mulje, et see tegelikult pigem pärsib sellist töötajate initsiatiivikust. On see nii? Kui me räägime nüüd ametiühingutest ja sellisest töötajate kaasatusest, siis jah, meie ei ole seda niimoodi analüüsinud, aga Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond on sellise uuringu läbi viinud, kus on siis vaadatud seda, et kuivõrd on töötajad kaasatud sisuliselt oma töökorraldusse, siis eesmärkide seadmisesse, tulemuste mõõtmisesse ja ka aja ja kohakorraldusse. Ja sealt küll tuli pigem välja see, et organisatsioonides, kus tegutsesid ametiühingud, olid töötajad vähem kaasatud. Ja miks see nii on? See on jälle nüüd seletamise küsimus, et kas see on sellepärast, et ametiühingud pärsivad kaasamist või nad on näiteks sellise töökultuuriga organisatsioonides, kus ongi nagu töötajate kaasamisega mingeid probleeme ja nad on sellepärast sinna tekkinud. Meil on nagu arvamus ilmselt ka nõukogude ajast see, et ametiühing peab olema kindlasti nagu selline revolutsiooniline ja opositsiooniline. Et tegelikkuses ta võib olla ka sul koostööpartner, kes esindab töövõtjate arvamust. Kui ta on esinduslik, siis on ju selles mõttes tööandjal lihtsam. Nad räägivad omavahel läbi, lepivad kokku, et kui nüüd selline kokkulepe tuleb, siis kõik on rahul. Et enam ei ole kobisemist. Kui on individuaalsed kokkulepped, siis sa selgitad iga ühele eraldi. Ja siis on personaliosakonnad, sisekommunikatsiooni osakonnad, kes teevad tegelikult seda sama tööd. Esimest korda vääripäeva üritusel kutsutakse üles ametiühingu liikmega. Ei olnud sellist kokkulepet, Kadri. Mina ei propageeri ametiühingusse astuma, ma propageerin olema tark töötaja, seisma oma õiguste eest, tundma oma väärtusturul ja mitte ära minema. Sa mõtled ära minema, et... Soome. Okay. Ma küsin veel ühe küsimuse. Kertu, sa pead teistele ka. Ma pean andma teistele ka, ma annan hea meelega. Kas on soovijaid? Ma tahtsin küsida veel Läti-Leedu võrdluse kohta, et teete rahvusvahelist uuringut ka. Et too äkki see mõõde ka sisse ja võib-olla ka juhtitasandil, kuidas see on need ootused vastavad tööandjatel, töövõtjatel oma vahel. Ta arvad, et ma olen kõik uuringu tulemused pähe õppinud. Üldiselt olid need sarnased uuringu tulemused, et Lätis-Leedus palgad sutsu madalamad, Lätis osade ametialade lõikes ka mitte, olid ka kõrgemad ja ka samamoodi palgaootused. Töökorralduse osas ka väga sarnased. Ja seda sama, muideks tõi välja ka see sama Eurofondi uuring, et Läti, Leedu ja Eesti töökorraldused on suhteliselt sarnased. Ja just selles osas, et meil on töötajad päris hästi kaasatud oma kogu töökorralduse üle siis läbirääkimistesse ja vaatamata sellele, et meil ei ole ametiühinguid. Et kas see on siis sellest, et meil on Põhjamaade töökultuur siin või millestki muust, aga jah, see pilt oli sama. Et numbrite osas, ma ei tea, Anton, sa mäletad, oled sa pähe õppinud numbreid?
Anton Kuznetski, Kadri Seederi Teile tuuakse kolleeg. mikrofon, siis teid. Tere kõigile, Anton Kuznetski, Kadri Seederi kolleeg Palgainfo agentuurist. Et ega ma neid numbreid väga peast ei mäleta, aga kindlasti saan öelda seda, et tippjuhid teenivad Lätis, Leedus, eriti Lätis tegelikult Eesti kolleegidest veidi rohkem, kui siin Eestis teenitakse. Aga tegelikult me oleme ette valmistanud ka väikse boonuse siin saalis viibijatele, et kui te lähete nende QR-koodide peale, mis siin ekraani peal nägite või siis sama nendes seadusmaterjalides, siis tegelikult seal on 6 ametialarühma Eesti, Läti, Leedu palgainfo võrdlused, nii et kui te julgete, siis vaadake, mis need numbrid seal on. Slaidid, mitte ainult Kadri, vaid ka kõigi järgnevate esinejate slaidid, me paneme nüüd üles lähitundidel, ütleme täpselt lähipäevil sellele palgafoorumi saidile ja anname teile teada, et ei pea teada slaidimaterjali tingimata endale üles kirjutama. Kas on lisaks Ulmekeetule nüüd veel küsimusi saalilt Kadri Seederile? Kui ei ole, siis aitäh tulemast. Ja ma näitan korra, kõigile esinejatele läheb Charles Zahidi raamat